Nii, aga alustame siis. Alustame siit. Ma loodan, et kõigile on näha ja kuulda. See on siis kalanduse ja rakendusökoloogia bakalaureuse astme infotund. Mina olen Maili Lehtpuu. Olen kalanduse ja rakendusökoloogia vilistlane. Praegu olen doktorant ja minu kõrval on Ingmar Ott. Ja tere minu poolt. Mina olen emeriitprofessor selle õppekava juures olnud algusest peale. Ja tema on siis kõige kauem selle õppekavaga tegelenud. Mina olen siis alles päris uus, aga see selleks. Nüüd esmalt tahaksime anda väikese ülevaate sellest, et millele meie eriala üldse keskendub. Kuna tegemist on väga laiapõhjalise ja väga küllaltki pika ajalooga õppekavaga, mida on korduvalt siis muudetud, siis siin väikene ülevaade. Üks osa sellest õppekavast on kindlasti keskendunud loodusvarade säästvale majandamisele ja kõigega sellega seonduvale. Väga suur roll on vee- ja maismaa ökosüsteemide kaitsel ja taastamisel, nagu ka nimi ütleb, aga samas ka bioloogilise mitmekesisuse kaitsel ja taastamisel. Ehk siis me ei puuduta mitte ainult vett, aga ka tõesti maismaa erinevaid ökosüsteeme ja nende kaitset. Nagu paljudel teistel tänapäevastel laiapõhjalistel ja ökoloogiaga tegelevatel erialadel peame ka meie vaatama siis tulevikku ehk siis kliimamuutustega kohanemine ja ka kliimamuutuste mõjude vähendamist. Siis anname väikese ülevaate, kuidas uuritakse meie erialal, kuidas üleüldse kliimamuutustega siis vee- ja maismaa puhul toime tulla, just kui me räägime rakenduslikest asjadest ja nii edasi. Ja loomulikult ka keskkonnaseire ja andmeteaduse arendamine. Et see on meie põhiroll, aga kohe kõigest lähemalt. Siin on väikene kokkuvõte meie õppekavast. On näha, et kui liita nüüd kokku kõik erinevad moodulid, siis kokku õppekava moodustab 180 EAP-d ja see 180 EAP-d on nüüd erinevate semestrite peale ära jaotatud. Nagu näha, siis esimesel aastal on juba esimesel semestril ainepunkte võimalik omandada 30 EAP siis hulgal või 30 võrra. Nüüd see, kuidas vabaained täpsemalt kujunevad, et siin on praegu 3 esimesel semestril, esimesel õppeaastal, 2 teise semestri esimesel semestril ja 3 kolmanda õppeaasta sügissemestril. Et see tegelikult sõltub sellest, millised õppeained te täpsemalt valite, kuna see on siis teie enda valida, seda me antud õppekavas siis konkreetselt ette ei näe. Ja? Kas oli küsimusi? Ei kuule hästi. Pahasti natukene. Kähal on. Jah. Okei. Et ma ütlen selle ka, et kui kellelgi küsimusi tekib, siis olge head, kirjutage näiteks chatti või kui meid kuulda või näha ei ole, siis andke kohe märku. No lõpus on meil võimalus küsimusi, siis me vaatame üle lihtsalt, et praegu me lihtsalt teeme sellise väikse kokkuvõtte. Nii. Üldmoodulist ja kõigest erialamoodulist ja eriala valikainetest siis vaatame natuke lähemalt. Et erialamoodul moodustab meil kõige suurema osa. Selleks see on siis 110 EAP-d ja see on kõigi 3 aasta peale ära jagatud, ehk siis see ei tule nüüd kohe. Ja erialamoodul koosneb kokku 5 erinevast alammoodulist, mis on kõik kohustuslikud. Ehk siis kõik need õppeained, mida te siin näete, see on väike selline väljavõte õisist. Need on kõik siis vajalik läbida selle jaoks, et bakalaureusekraad kätte saada. Nagu näha, siis siin on väga palju alusaineid, mis on ka bakalaureuse esimesel ja üleüldse bakalaureuseastmes vägagi, ma arvan, ootuspärane. Et siin on nii näiteks geoinformaatikat, aga samal ajal ka biomeetriat, samal ajal loomade ökofüsioloogiat ja väga suur rõhk on siis kalandusel ja hüdrobioloogial, kuna ajalooliselt on siis meie õppekava just sellega tegelenud. Ja nüüd hiljem on siis ka maismaa pool juurde tulnud. Aga maismaa poolt esindavad siis Eesti kahepaiksed ja roomajad, taimestik, taimkatte, selle kaitse ja Eesti veekogude floora loomulikult ka Eesti imetajad. Et see on siis kõik elustiku tundmise all.
Ja päris alusained, mis puudutavad siis ökoloogiat, evolutsiooni ja elustiku kaitset, nagu juba mainitud, on sellel suur rõhk. Need on siis siin esimeses moodulis. Ja need on kõik ka lisaks teooriale väga praktilised ained. Näiteks siin kohe üks kohustuslik aine, kalanduse ja rakendusökoloogia uurimismeetodid, teooria, õppepraktika. Selle juurde kuulubki siis teoreetiline pool, aga samas ka siis praktilised õppekäigud. Ja lisaks sellele on meil palju teisi õppeaineid ka, mis on kohustuslikud ja millega kaasnevad siis ka erinevad õppekäigud ja erinevad praktikad, aga sellest lähemalt. Et ettevõtte praktika, sarnaselt ka teistele erialadele, on ka meie erialal siis ettevõtte praktika kohustuslik. Selle mahuks on 7 EAP-d ja see tähendab seda, et tudeng, kes meile tuleb, peab siis valima kas ise või siis vist ka meie saame soovitada just mingeid ettevõtteid, kus nad siis saavad enda praktika läbida ja selle jaoks siis annavad nad hiljem praktika aruandes väikese ülevaate, mida nad täpselt tegid, kui palju nad tegid, kõike muud ja lõpuks siis tuleb vormistada ka väikene aruanne. Aga see on väga hea võimalus tegelikult, et tutvuda ka võimalike töökohtadega, saada selline praktiline ülevaade meie eriala karjäärivõimalustest ja kõike muud, et seda kindlasti tasub teha. Aga nagu öeldud, siis ka üks õppeaine on selline metoodiline, mis on kohustuslik ja kus siis saab väga hea ülevaate meie uurimismeetoditest, et seal on võimalik siis ise kättpidi küljes olla ja proovida mõõta ja määrata erinevaid siis veekogudes ja vist põhiliselt veekogudes küll erinevaid näitajaid. Aga valikmoodulis, millest ma kohe lähemalt räägin, on siis samuti erinevad nagu ainult praktilised õppeained. Valikmooduli põhimõte on siis sarnaselt teistele õppekavadele siis see, et te peate siit valima erinevate ainete vahelt ja te peate valima 24 EAP ulatuses siis õppeaineid. Milliseid täpselt, seda te peate siis ise teadma, et meie ei saa seda konkreetselt teile ette öelda, mis on muidugi kurb. Aga kui me nüüd vaatame täpsemalt, siis näiteks, kes on rohkem huvitatud kalapüükides, siis nendel on konkreetselt kalandus ja vähimajandus mõeldud. Kes tahavad rohkem tegeleda vesiviljelusega, jällegi eraldi moodul olemas. Aga samas on meil siis ka natukene üldisemaid, näiteks limnoloogia, okeanograafia. Need on üsna sellised head laiapõhjalised ained, mis annavad jälle sellist rohkem teaduslikku mõõtu antud erialasse. Aga lisaks on meil ka hüdrobioloogia, näiteks hüdrobioloogia suvepraktika. See on siis laienduseks eelmises moodulis näidatud hüdrobioloogia õppeainele, et sisuliselt siis selle jätk. Et siin tutvustatakse erinevaid metoodikaid. Samamoodi veekogude elustik, kus saab täpselt samamoodi siis lisaks teooriale käia ja vaadata ka päriselt, et kes siis veekogudes elab lisaks kaladele. Aga samas on meil ka maismaa poole pealt siis metsade ja pärandkoosluste selline kena ülevaade. Et on võimalik õppida siis, mis on pärandkooslused, mille poolest nad siis üleüldse erinevad, miks nad on erilised ja kindlasti käia neid siis ka koha peal vaatamas, kui võimalust antakse. Ja loomulikult ka metsaökoloogia, et kuna metsandus on Maaülikoolis päris eraldi erialana õpitav, siis meie nii põhjalikuks ei lähe, aga kuna metsade igasugune taastamine ja loodusliku mitmekesisuse nii-öelda tagasitoomine ja kõik muu ja lisaks ka kliimamuutustega kohanemine, siis selle temaatikaga haakub, siis on ta siia ikkagi juurde pandud ja seda saab siis õppida ka mitte meie enda Põllumajanduse Keskkonnainstituudis, vaid siis seda õpitakse koos metsainimestega Metsainstituudis. Väga suur rõhk on siis ka taimedel, ehk siis kui meil oli õppeainena Eesti floora ja Eesti taimed ja erinevad veekogude taimed, siis siin on toodud ka täiesti praktilised õppeained, kus te saate siis minna välja ja tutvuda päris looduses mitme päeva vältel Eesti nende õpitavate taimedega, peate lõpuks selgeks saama, millised taimed, millised on, millistele tunnustele vastavad ja siis neid ka looduses pärast vastama. Väga huvitav õppeaine on meil ka taimede ökofüsioloogia, mis siis natukene põhjalikumalt tutvustab seda, et kuidas ja miks taimed üleüldse funktsioneerivad. Aga natukene üldisem jällegi on siis taimeökoloogia, mis tutvustab rohkem erinevate taimede siis selliseid kasvukohti ja kõike muud ja elupaikasid.
Ja nüüd maismaaerustikust samamoodi on 3 erinevat õppeainet. On mükoloogia, seene tundmine, samamoodi praktikuna, ehk siis minnakse päris kas siis kuskile metsa või mõnda muusse elupaika ja vaadatakse, et millised seened seal kasvavad ja saab siis õppida erinevaid liike. Ja samamoodi ka siis linnud ja putukad on täiesti olemas nii teooria osa kui ka siis samamoodi õppepraktikat sõidetaksegi välja ja mitme päeva vältel siis kas püütakse putukaid, vaadatakse, keda on kätte saadud kust kohast ja lindudega samamoodi minnakse metsa, püütakse linde nii visuaalselt kui ka siis näiteks kuulmise järgi kindlaks teha ja õppida. Et see kõik on väga põnev ja kindlasti me seda omalt poolt soovitame. Väikse näitena on siia pandud ka teie esimese semestri, sügissemestri tunniplaan. Suurt rõhku pöörame siis praegu ka sellele, et kõik õppeained ei alga siis näiteks esimesel nädalal. Näiteks riskianalüüs ja töökeskkonna ohutus, mis on selline üldine alusaine ja seda saavad siis ka teiste erialade inimesed. See algab alles 5. nädalast ja laboratoorne töö samas aines algab alles 7. nädalast. Aga juba esimesel nädalal algab siis metsaökoloogia majandamise loeng ja samamoodi ka veekogude erustik, mis on siis meie nii-öelda veesuuna üks suuremaid alusaineid. Kalade bioloogia algab samamoodi alles 2. nädalast ja Eesti kalad kahepaiksed roomajad samamoodi alles 2. nädalast ja ökoloogia, mis on siis üks alusaine, algab alles 2. nädalast. Et selles mõttes tasub seda vaadata. Küsisin üle ka meie õppekorralduse spetsialisti käest, kelleks on siis Maire Vatsar, et kas näiteks on võimalik teatud aineid, ütleme, et kui teil ei ole võimalik esimese aasta sügisel mingisugust ainet võtta, et kas ma võin seda näiteks järgmisel aastal kuulama minna, siis ta ütles, et seda pigem ikkagi vältida. Et kõik ained, mis siis on nii-öelda kohustuslikud, need tuleb siis ka kindlasti vastavalt õppeplaanile, mis oli siis esimesel slaidil ja mis on õisist nähtav, läbida. Küll aga on võimalik siis valikainete puhul ja vabaainete puhul vaadata, et millisel aastal ja millisel semestril esiteks need toimuvad ja teiseks, millal te neid siis soovite läbida. Aga seda kõike on siis võimalik täpsemalt teada saada sügisel, kui te loodetavasti meile külla tulete ja siia ka jääte. Aga nüüd Ingmar räägib natukene lõpetamisest. Jah, no siin on kirjas 2 varianti, et lõpetada saab bakalaureuse tööga, mis on muidugi soovitatav, kui sul on suur huvi mingisuguse teema vastu, siis on võimalik leida siin niisugune rakendus endale ka juhendaja või juhendajad. Kord on selline, et üks juhendaja peab kindlasti olema Maaülikoolist, see võib olla meie oma instituudi inimene, aga see võib olla ka teistest instituutidest, vahet ei ole ja tegelikult on ka väga palju tudengid seda kasutanud, et põhijuhendaja on kuskilt mujalt. On teistest ülikoolidest ja ka on olnud ka näiteks niimoodi, et on Tallinna Loomaaias olnud põhijuhendaja ja väga huvitav töö meil kaitsti näiteks nirgi kohta. Nii et niisugust asja me soosime, kui on laialdane huvi ja inimene peab vajalikuks mitu juhendajat ja see juhendaja võib olla ka hoopis väljastpoolt. Et ja siin on kirjas ka lõpueksam. Igal juhul me oleme seisukohal, et soosime ja soovitame, ei saa ütelda, et me nõuame, et bakalaureuse töö on parem, iseseisvat tööd on rohkem, saate oma huvi sügavalt arendada, saate targemaks, aga lõpueksam on ka siis võimalik. Tekib muidugi küsimus, et kas me läheme keskkooli või algkooli tagasi, mismoodi see eksam välja näeb. See on lahendatud tegelikult ka üsna õppija keskselt, arvestades tema huvisid ja täpselt eksami küsimused tulevad selle järgi, milliseid aineid on tudeng oma stuudiumi jooksul läbinud. Nii et kui tahab mitu inimest lõpetada, siis nendel eksami küsimused tulevad tegelikult erinevad, tõesti vastavalt nende huvialast ja läbitud ainetest. Aga seda siis kuulab üsna suur komisjon, kes on pädev
hindamaks, millisel tasemel tudeng on. Et see on siis selle lõpetamise kohta. Võib-olla ma ütleks ka paar sõna kogu õppekava kohta, kuivõrd ma olen siin üsna kaua olnud. Et meil on õppekava rahvusvaheliselt akrediteeritud, on olnud juhtumeid, kus tudengid seda kangesti uurivad, et kas see annab mingisuguse taseme võrdluse. Igatahes meil on see tehtud, nii et meid on heaks kiidetud kõikidel tasemetel. Teine asi, mida ma tahaks kangesti rõhutada, on see, et meil on väga suur ja tihe koostöö erinevate instituutide vahel, sest Maaülikoolis on neid instituute üksjagu. Ja kui tudeng tahab tõesti kuskile minna, no näiteks metsameeste juurde oma lõputööd tegema või ained valima, siis on see võimalik. Siis on meil väga hea koostöö ka vesiviljelejatega, eelkõige võib-olla võiks kasutada sõna kalakasvatusega, aga see on natukene iganenud vaade, sest veeelukaid võib ka igasuguseid teisi kasvatada. Siin kiiresti areneb näiteks akvapoonika, kus on vee ringsüsteemil võimalik kasvatada nii kalu, võib-olla ka seal mingisuguseid limuseid, võib-olla ka taimi, nii et niisugune hästi mitmekesine ja väga huvitav, kiiresti arenev ala. Ja peaks nimetama ka seda, et meil on koostöö ka teiste ülikoolidega, nii et kasutame siis nende võimalikult õppijakeskselt nende tahtest sõltuvalt Tallinna Tehnikaülikooli abi ja ka Tartu Ülikooli abi, nii et selles mõttes me oleme niisugune avatud suhtumisega. Peaasi, et meie õppijad saaksid hästi targaks. Siis ma võib-olla tahaksin veel ütelda ka, mis need meie lõputöö teemad, et kui me algselt olime võib-olla väga veekesksed ja õpetasime eriti liike tundma, kuidas veekogud toimivad, siis järjest enam läks nagu väga põhiteadusliku poole peale, igasugused teaduslikud süvauuringud, aga siis on nüüd juurde tulnud, eks ole, nii maismaa osa kui ka kalakasvatuse ja muu vesiviljeluse osa ja on ettevõtlus juurde tulnud, mis on minu arust väga hea. Nii et näiteks lõputöödes on meil siin olnud üks töö, mis meelde tuleb, kuidas saab putukavastseid inimene kasutada omale söögiks ja kas on inimkonnal tulevikku, kui me läheme üle niisugusele putuktoidulistele söökidele. Siis näiteks on siin, kuidas elab kobras Tartu linnas ja kuidas inimesed suhtuvad meie rohekeskkonda Tartu eri piirkondades, nii et see teemade valik on väga huvitav ja lai, sellest, et me loomaaia elukatega ka teeme lõputöid, nii et ka seda ma juba nimetasin. Et niisugune hästi mitmekülgne ja põhilineb siis peamiselt bioloogilisel taustal. Selle suuna pealt on siis arendatud see õppekava. Ja lähemalt ka karjäärivõimalustest, et soovid anda? Ja, no põhiliselt me toodame häid ametnikke riigile ja häid looduskaitsjaid. Siin on nimetatud riigiasutused, need on siis kõik loodusega seotud asutused, Kliimaministeerium, Keskkonnauuringute Keskus, Keskkonnaamet, PRIA-ga, kes jagab põllumajandustoetusi, Keskkonnaagentuur ja muud niisugused asutused, aga eriti see vesiviljeluse pool on hästi viimastel aastatel just huvi äratanud tudengitel, et seal siis kalakasvatused ootavad tarku inimesi, aga ka looduskaitseuuringutega tegelevad asutused.
ja neid looduskaitse eraettevõtteid on tegelikult ka Eestis olemas ja tegelikult nende arv kasvab. Ja nendega on tõsi väga huvitav koostööd teha. Ja viimane asi, mida ka meie lõpetajad on kasutanud, et me anname niisuguse väga laialdase bioloogilise tausta, et saab minna ka loodusainete õpetajaks, nii bioloogia, keemia näiteks sobib ka hästi. Aga seda koolitust me ise ei tee, et seda saab teha näiteks Tartu Ülikoolis kursust läbides ja meie lõpetajad tõesti on Eestimaa koolides loodusainete õpetajad, on nii geograafia õpetajad, bioloogia kui keemia õpetajad, võib-olla ka mõnda muud ainet annab, aga põhiliselt on need 3. Mina ise isiklikult olen spetsialistina Keskkonnaametis kunagi töötanud päris pikka aega ja ma olen ka meie eriala vilistada, nagu öeldud, et sellepärast ma võingi kinnitada, et me ei jää nagu hätta. Ehk siis kui te lähete tööle, teil tuleb hakata lahendama päris elu, päris probleeme ja mitte keegi ei ütle teile otseselt ette, et mis on õige ja mis on vale või kuidas midagi teha. Et siis selle koha pealt ma julgen küll öelda, et kui on nagu plaan teha sellist karjääri just riigiametites, siis antud erial on kindlasti väga hea valik, et kuna siin on väga tugevad erinevad praktilised sellised, lisaks kõigisuguste ringkäikudele, teoreetiliste õppele ja kõigele muule on meil ka väga palju selliseid inimesi, õppejõude, professoreid, kes on väga pikalt enda erialaga tegelenud, kes on näinud väga palju erinevaid probleeme ja kes toovad ka vastavaid näiteid või mingeid olukorra lahendamisi või mida iganes ka õppetöösse sisse. Et selles suhtes igati soovitan. Ja mis puutub nüüd nii-öelda eraettevõtlusesse või see on natuke halb sõna võib-olla, et looduskaitseuuringutega tegelevad asutused, nendega on meil tõesti endal ka väga tihe koostöö, näiteks Kobrase ja Mavesega, kui me toome siin konkreetseid näiteid, aga ka näiteks Eestimaa Looduse Fond, kes ei ole küll otseselt ettevõte, aga ornitoloogiaühing just, et kõik nemad samamoodi, et nende spetsialistid ka, mõned, kes on siis meie juurest tulnud, aga kellega me teeme ka igapäevaselt siis erinevate projektide raames koostööd, et see on jällegi hea koht, kus siis praktikavõimalusi rakendada ja nii edasi, et väga-väga selline laiapõhjaline. Nii, vaatame, mis meil veel oli. Oluline teema on siis sisseastumine. Kandideerimise eeltingimused on enam-vähem universaalsed siis kõikidel Maaülikooli erinevatel erialadel, nagu me teame bakalaureuse. Et kindlasti peab siis olema kas üldkeskharidus või siis sellele vastav kvalifikatsioon, näiteks kutsekeskharidus põhihariduse baasil. Ja kindlasti, mida me rõhutame, on eesti keele oskus vähemalt B2 tasemel. Ehk siis meie õppekava on siis eestikeelne. Et seetõttu on oluline, et vähemalt B2 tasemel ka kindlasti eesti keelest aru saaksite. Nüüd konkreetse vastuvõtu tingimused, nende kohta on täpsem info kenasti meie kodulehel olemas, kui te lähete sinna kalanduse ja rakendusökoloogia bakalaureuse vastuvõtu õppekava juurde, siis seal on ka vastuvõtu tingimused toodud. Aga siin konkreetselt siis võetakse arvesse konkursipunktide arvutamisel eesti keele kitsa matemaatika riigieksamite summa, et 2 riigieksami peale kokku vähemalt siis 40 punkti 200-st, mis annab siis teile vastavalt kas 4–20 konkursipunkti. Ja ka keskharidust tõendava dokumendi keskmine hinne läheb arvesse, mis siis annab vastavalt 3–5 konkursipunkti. Aga seal on meie kodulehel ka väga palju erinevaid variante, et kuidas, kui te neid konkreetseid eksameid näiteks ei ole sooritatud, et siis kuidas te saate seda asendada. Ja lisaks sellele on siis vist võimalik meie ülikooli sisse astudes ka katse läbida. Matemaatika, jah, just, et ka see on seal siis kenasti toodud, tasub uurida. Ja praegu on siis meie poolt kõik. See oli selline väga kiire ülevaade. Loodetavasti te siis ka ise jälgite infot meie kodulehelt, meie õppeinfosüsteemist igalt poolt, kus on see leitav. Ja ma vaataksin nüüd üle, kas on vahepeal äkki tulnud mõned küsimused. Võtame siit. Nii, kas meil üldse keegi veel kuulab? 2 inimest. Midagi. Ahah, keegi on öelnud, et meie mikrofon ei tööta. Ja keegi läks ära. Hästi.
siis me praegu lõpetame. Peame selle siit